See on minu maa, see on minu otsustada, mis mina maaga teen. Ja see tähendab kuni... Mina andsin temale võimalused siin lambeid kasvatada ja olla. Ma räägin RMK-st. See ei puutu minusse. Minu põhikonflikt, millest mina kuulsin, et tatsatakse siit üle. Näed, Aarne, kuule, tule siia. Sest et mind häirib, kuidas see giid käitus selle inimesega. Milline giid? No jaa, aga vaata, iga asi viib milleni giid. Et räägiks siis siin, et Keskkonnaameti inimesed on ka siin ja mikrofon on siin. Väga tore, mina olen Arne Timm. Oota, aga räägiks mikrofon. Paar aastat tagasi me tähistasime suurejooneliselt Eesti Vabariigi 100. Anti välja soliidne raamat Eesti rahvusmaastikud sõnas ja pildis. Väljaandjad Eesti Looduskaitse Selts, Keskkonnaministeerium ja KIK. 100 huvitavat objekti. Oli 50 või? No nii, vabandust, aga leheküljel 100 me leiame Kostivere koos Jägala ja Rebalaga. Ja palun väga, Kostiverest võib tänapäeval autoga midagi märkamata läbi tuisata. Laudtasane maa, kus tuul ei leia tõkkeid. Kuule, tule hoia seda, vabandust. Nii, palun, jah. Laudtasane maa, kus tuul ei leia tõkkeid. Jalgsi matkaja kohtab aga paepinnas lõhesid, auke, õõnsusi. Lõunast merre valguvad jõeveed on otsinud endale teid, jutustas muusikasaate õige valik parimatele vastajatele korraldatud ekskursioonil kunagi Veljo Ranniku. Esiteks on ta leidnud teed lõhedes, siis tasapisi on jõgi lahustanud kivi ja läinud Kostiveres maa alla. Suvel ja talvel voolabki Jõelähtme jõgi mõned kilomeetrid peidus. Veljo Ranniku naeratas ekskursante üle loendades, ega keegi järsku lõhedesse jäänud. Kui Kostivere raamatukogu juhataja Kersti Laanejõe algklasside õpilastega koduümbrusse ekskursioonile siirdub, siis kuivemal ajal peavad nad pikniku Seenekivil, lauda meenutaval karstimoodustisel. Laual pole siis mitte ainult vanemate kaasapakitud toidumaan, vaid ka sööjad ise. Ma arvan, et see iseloomustab väga hästi seda paika ja miks rahvas siia on käinud aastakümneid, ega me aastasadu kõik ei mäleta. Ja nüüd on selline olukord paari aasta taga juhtunud, näete, me ei pääse sinna. Tallinna pealinna külje all. Alles oli meil keskkonnakuu, mille loosungiks oli, Keskkonnaametikud, palun ütelge, mis oli loosungiks? Ei mäleta enam või? Palun. Looduskultuur ühendab. Ja nüüd, näete, nagu Paldiski linn pool sajandit. Ja praegu on selline seis siin. Kui siin pealinna külje all on praegu selline olukord, mis siis mujal kuskil Eestimaal teistes paikades toimub? Ametnikud ei tea, ei näe. Lubavad selliseid asju meil siin, eks ole. Tulge kõik nüüd loodusesse. Olid ju sellised üleskutsed. Ja mis juhtub tegelikult? Nii nagu me kuuleme kõrgetelt Toompea härradelt prouadelt on üks jutt ja tegelik elu, teate, on hoopis midagi muud. Kus me elame? Eestimaal. Eestimaal, täpselt nii. Ja siin on kirjas, ei pääse sinna. No see, et nüüd kun siin on hakatud karjatama. Palun. Ja, nyt siin on hakatud karjattamaan, se oli 10 aastaa täiesti sööttismaana. Ja se, mistä sinä rääkit näistä lootusväärtusista, oli täiesti katumas ära, sellepärästä, että se oli hakannut kasvamaan kulutäyteen ja umpeen. Ja kun nyt otettiin kätteen sen maan korrastaminen Loomaten apil,
loomade abil, sellepärast et teknisesti sitä ei saa kahjuks hoitaa, sellepärast et maastikku iseloomun järki, niin siinä ei traktorilla ole voimallista soittaa. Ja ne kylästämiskohat, mistä sinä ilusasti rääkkisit jokeetest, seenekiveetest ja kaikesta muutesta asiatest, on jätetty sen karjattamismaan väljäspuolelle. Probleemi ei ole siinä, etteikö ne olisi kylästettävät, vaan probleemi on siinä, että Eesti rahvaasta on arvattavasti tullut liikkumispuutettekaan ja ei jaksa enää jaluttaa 800 metrit. Siellä on märkitty museumin juuresta selkeä rata, mitä pitkin näille kylästämisobjektitelle saadaan. Ja se, että nyt tahdotaan karja-ajan läpi yle aita te ronita siinä, niin no sellainen ei ole kulttuurinen käyttyminen. Ja se, että yölletään, että siitä on eluaik liikuttu. No eluajalla mitmet asiat muuttuu. Siinä on teidän kaikkien eluajalla muuttunut niimoodi, että nyt ei ole enää noukukutovoim, vaan on minkin muu voim. Teidän oma riik. Ja nyt on nähty, että on sellainen kort. Punkt. Se on vaan aksepteerittava. Niin, yksi hetk. Joo. Lugupeetud Mika Orava. Mina ei ole siia tulnud ja ma usun, et enamus siia ei ole tulnud täna vaidluskoosolekule. Me oleme tulnud siia sõbralikule arutelule, et lahendada probleem. Üks suhtekorrald on öelnud rõõm probleemidest ja siin on tõesti see probleem selline, mis on võimalik väga viisakal moel lahendada. Sitä on jo proovittu lahentaa 2 aastat. Mina olen esimest korda siin. Tõsi, ma olen selle sama albumi väljaandmise juures olnud tegev ja ka nende rahvusmaastike valikul olnud tegev. Ja teid ma tean küll sellist vägevat meest, kes Tallinnas võttis kabeli tükkaaval lahti ja pani Pikvasse kenasti üles. Olen minagi sealt mööda sõitnud ja imetanud, et tõesti meil on üks vägev Soome mees, kes sellise vägiteoga on hakkama saanud. Mis puudutab seda, et sellest traditsioonist radapidi saaksime edasi liikuda, nagu me vanasti käisime, siis see on küll jõukohane jõuda sellise sõbralikule kokkuleppele nii RMK, teie kui ka Kaitseväe Valitsuse Keskkonnaametiga, ka vallaga, et see probleem lahendada ära ja tunda sellest lahendamisest rõõmu. Ja lisaks sellele on teised pikemad teed ka olemas sümbolmaastiku juurde pääsemiseks, aga me ei tule siia mitte selleks, et täna aeda hakata maha murdma. Me oleme täna siin, nagu ütles keskkonnaminister infotunnis täna Riigikogus, et see on probleem, mida on võimalik väga rahulikul viisil lahendada. Ja ma usun, et kui me täna jõuame kokkuleppele, et see traditsioonist radapidi ühisjõududega me selle raja taastame. Nii et olete rahul nii teie kui kõik loodussõbrad, nii koolilapsed kui puuetega inimesed, kui tavalised loodussõbrad, kui turistid ka Soomest. Et siis on kõik saavutatud. Aga see, et see maatükk natukene kas ära osta või anda vallale või RMK peaks natukene ka ressurssi panema siia. Keskkonnaamet on kohal, Keskkonnaamet Kaitseväe valitsejana on valmis ja tõsiseks ja leebeks aruteluks, et ikkagi taastada see traditsiooniline koht ja ma usun, et kui me täna läheme lahku selle teadmisega, et me suudame selle probleemi lahendada homme ja uude kaitsekorralduskavasse kenasti on taastatud see traditsiooniline käigurada või sealt veidi kõrvalt, 50 meetrit kõrvalt, see on sama rada sisuliselt. Siis oleme saavutanud sellise sõbraliku kokkuleppe ja ma usun, et eesmärk oleks see, et sulle Miga, kui
tublile poollooduslike koosluste hooldajale võiks järgmine aasta kas või anda sel puhul siis looduskaitse hõbemärgi. Ei, saab anda kuldase märgi. Kuldmärgi võib ka anda, aga selleks on natuke rohkem vaja tööd teha. Ka see märk on olemas ja Kumari preemia. Las ma räägin. Olukord on see, et sitä probleemi on, minä en näe siin mingisugust probleemi tänäisellä päivällä sellepärast, että ne objektit, mitä tahdotaan kylästää, niin on täyesti kylästettävissä. Se, että mitä kautu, se on taas teinen asia. Ja se, että sitä probleemi ennen jo siinä vaiheessa, kun Tara hakattiin ympäri ehittämään, niin proovittiin omavalitsusuksen kanssa rääkkiä ja löytää kokkuleppet. Minä olen harjunut siitä, että rääkitään niin kuin mies mehelle, mutta että kahjuks omavalituksessa arvattavasti ei ole inimisiä, keistä täittäisi miehen möötu sellepärast, että niitä kokkuleppet ja räpiläkkimisiä ei omavalitsuksenkaan ole saanut yltse akkamaan. Ja olukord kahjuks on tänäisellä päivällä, että me olemme ehittäneet sen Taran niiden joonisten järki, mitkä meille on ette nähty, ja tehty eri sukuiset teknolahendukset siihen. Ja ei kuskilta ei näe se, että kes sen uuden Taran ja uudet asiat maksaa kiinni. Nii, on olemas suured probleemid ja suured rahad. On olemas väiksed probleemid ja väiksed rahad. Ja siin on tegemist väga väikeste rahadega. Siin jääb asi ikka tahtmise taha. Ja ma olen täiesti seda meelt suga, Miga, et sina ei pea seda probleemi lahendust oma taskust kõike kinni maksma. Aga me oleme praegu siin selleks, et Eesti riik oma rahvusmaastiku, oma sümbolpaika külastamiseks paneb kõrval alla kohalik omavalitsus samamoodi ja kui ta senini teinud ei ole, ärme meenutame neid seda paari rumalat aastat. Oleme täna siin selleks, et kohe täna jõuda sõbralikule kokkuleppele, et me oleme valmis ühiste jõupingustusega selle asja lahendama. Mutta että olla siinä niin kuin minkäsukuisen pitävän vandaliseerimisen alusel, niin minä kahjuksen kanssa aksepteerin. Siinä on meidän guide Frit Adler, mikä pitävältä lohkuu meidän aitasit siinä. Ja harjoittaa ei ainut aitatelöhkumista, vaan ihan psyykkistä terrorismia. Ja siinä vaiheessa, kun pitäisi mitäkin rääkkiä, niin mies kääntää seljän eikä vota seisokultaa. Nagu ma aru saan, siin ei olegi looduskaitse probleem, siin on inimeste vaheline probleem. Ei siinä on vaheline probleem, vaan siinä on kelläkin inimisiin selkeät probleemid. Aga mis puudutab probleemi tegelikku lahendamisse, siis unustame need vanad konfliktid. Mina ei kutsu sind otseselt Priiduga ära leppima ega Priitu sinuga ära leppima. Mina palun, et kunagi see sünniks. Aga mina ei ole ei sinuga kunagi tülli läinud, ei ole ka Priiduga kunagi tüllis olnud ja ma arvan, et me ei lähegi kunagi tülli. Sellepärast, et ma arvan, et minu ülesanne on leida tegelikult nii Keskkonnaametnike, RMK juhtide kui poliitikute hulgas neid inimesi, kes sõbralikul viisil selle lihtsa probleemi ära lahendaksid. Sellepärast Eestis on nii palju tõsiseid keskkonnahädasid ja probleeme, kuhu tegelikult peaksime suuna. Keskkonnaprobleemi ja hätäsit me olemme siinä lahentamassa koos Loomateka. Me olemmekin lahentamassa sitä koos Loomateka. Minä en ole nähnyt, että siinä olisi kunakin yksikään guide niittänyt murua tai syönyt sitä murua. Meillä on siinä 300 loomaa, kes sööp sitä murua ja huoltaa sitä alaa. Guidit ei syö sitä. Giidit teenii painut rahaa sen alan alusel. Ja milläkin muoti ei osale ei huoltamisessa eikä kulutessa. Ma arvan, et need inimesed, kes korraldavad loodusharidust, toovad siia koolilapsi, et nemad ei ole siin mitte teenimise peal väljas. Ja see on hoopis teine teema. Et on olemas
tavalisi inimesi, kes tahavad looduses käia, väga palju. Nii nagu Soomes on igamehe õigusega sellised sümbolobjektid tasuta külastatavad, nii peaks olema ka siin. Kõik, kes soovivad minna karstialale, seda teed mööda, mis on siis Vabariigi Valitsuse määrusega määratud ja on Maa-ameti kaardilt leitav, siis te näete, et Mika seisab ees ja meil on võimalus siis informeerida riiki. Selleks on riigi infotelefon. Lühinumber 1247. Ärge unustage helistamast, kohe praegu. Ja minu palve on see, et me ei lähe üle aia. Informeerige seda, et ei saa läbi. Aga palun paigaldage siis meile värav, sellepärast, et... paigaldas ja muuseumi juurde, selle Markula ka. No nii, näidake mulle seda. Selge. Väga hea. Aga hakake minema. Mina ei taha kuhugile minna, ma olen oma aias. Aga minge viis. Üle aial oli veel hullem kui mingi lammas. Aga ma teeks ettepaneku Keskkonnaameti poolt, et me oleme siiski Keskkonnaameti. Tulge siia, räägime kõigile. Tere! Mina olen Riina Kotter Keskkonnaametist, et mul selline lühike ja lihtne ettepanek, et Keskkonnaamet ei piira loomulikult liikumist siin alal ja liikumine on siin lubatud, aga kuna see on karjatatav ala, siis ikkagi karjatatava ala sees liikumiseks on vaja karjatajalt ehk siis maavaldajalt nõusolekut. Kui meil on see nõusolek olemas, siis me võime siit minna. Aga tõesti, et ma kutsuks üles, et ärme roni siia ilma valdaja nõusolekuta üle aedade ja me kutsume, et meie praegu Keskkonnaametiga me lähme sealt ringiga rajale, et kui kes tahaks kaasa tulla, et tulge ka sealt kaudu. Aitäh! Ei, ma arvan, et teeme lihtsamalt asja. Võib-olla Miga Orava lubab meid siit otse kõigil minna koos sinu. Põhimõtteliselt mitte. Selge. Siis mina ei lähe ei siit ega sealt. Ja ootan seda aega ja loodan, et see tuleb veel sel suvel, kui saab siit otse käia. See rada ohtlik, et kui teie inimene tuleb välja, lähme korrigeerida. Minu nimi Marko Ville. Mikrofoni. Ma räägin iga nädalavahetus mikrofoniga. Mul on kõva hääl. No arvata võib. 2 korda on ta minuga rääkinud. Ei, ma saan aru, et selgitame. Ei selge, me võime minna, aga minu küsimus on ka veel see, et kas teie üldse teate, kui suur on karstiala? Ma pean seda silmas, et see karstiala hakkab sealt tagant pihta ja mulle öeldi, et mine ja selles suhtes, et ma proovisin sealt poolt, siit poolt, kõik on õige, eks ju, selles suhtes, et maaomanik teeb oma tööd, pani aiad ette, aga ma ei pääse sinna. Kuidas mina peaks sinna pääsema? Mul on see küsimus. Te räägite ainult ühest osast siin sellest, eks ju. Et sellepärast ma tahakski nagu teada, et kuidas ma sinna nende urkete ja karstiala poole peale pääsen. Jõgi on kinni pandud, kõik on kinni pandud, eks ju. Et läbi telefoni on, ma räägin, et see inimene nagu ta ütles, et ta pole siin kunagi käinud. Ma ütlesin talle, et tule välja, lähme räägime, jalutame ja ma ütlesin politseile ka, et see rada, mis seal on, me lähme täna jalutame, aga ma ütlen, et mina oma lastega sinna ei lähe enne, kui see on hooldatud, et see on ohtlik. Sest seal ei olegi rada. Eks vahel loodus ongi juhtunud, kui ma oleks kogenud matkajuht, mida ma tegelikult ütleme, et oma tavaelus olen, siis jaa, ütleme niimoodi, et mina nende jalaksidega sinna täna ei lähe. Millisel õiguslikul alusel on see ala siin praegu suletud? Oskate rääkida? No ka valdajal on ikkagi, Keskkonnaamet on öelnud, et siin ei ole piirangut liikumiseks. Millisel õiguslikul alusel? Maavaldajalt. Maavaldaja on riik. Ja riik on kirjutanud oma lepingusse, et tuleb täita kõik õigusakte. Teate, millised õigusaktid kestivad Eesti riigis? Põhiseadus, mis ütleb seda, et on looduskaitseseadus ja loomulikult muinsuskaitseseadus, mis ütleb seda, et päiksetõusust päikseloojanguni on kõigil vaba. Ja kui on aed ees, siis tuleb luua selleks läbipääs. Selles mõttes, et on õigus sulgeda karjata kui mingi muu seadus. Ei, aga näidake seda õiguslikku alust. Loomatõrje seaduses on. Ma arvan, et meie tänase siin sõbralik kokkusaamise mõte on selles, et me peaksime oma väikse seltskonnaga pöörduma otseselt ikkagi keskkonnaministri poole, et see probleem lahendab, et
otsene ligipääs siit taastatakse punktiks ja andma mingi mõistliku aja ja et muude kaitsekorrastuskavasse saaks see rada teil sisse. Kas me seal täna läheme või mitte, ei võiks tähtsa. See on väga oluline, me oleme kutsunud inimesed kokku ja mind huvitab see, et kas Eesti riik kehtib täna või kehtib. Tähtis see on see, et need inimesed saaksid kindlustunde, probleemiga tegeleda ja lahendamist kiiresti ära. Anname aega. Riigi esindaja ütleb mulle praegusel hetkel siin, et see on tegemist on suletud ala. Ei, tegemist ei ole suletud ala, tegemist on probleemse. Probleemi on tekitanud ju konkreetne ametnik. Probleemi on tekitanud, ma arvan, mitteametist või erinevatest süsteemist. Võib-olla tõesti, ja paraku seda inimest ei ole sinisse kohal. Nii, minul on teile ettepanek. Kellel on telefonid, tõstke palun käed. Puudub sinisse praegu. Kellel on telefonid olemas, mobiiltelefonid, palun helistame kõik 1247, räägime, et on seaduse rikkumine. Tegemist on riigi infotelefoniga, ütelge oma nimi ja konkreetne asukoht ja rääkige, et ei ole treppi siia pandud, ei ole ligipääsu. Ja siin toimub. Jah, rääkige. Kus see nüüd see tädi põgenes? Ma tahaks temaga veel juttu ajada, nii asjad ei käi, et põgenes. Aga kui me räägime nüüd muinsuskaitseobjektist, siis on siin samas, siin on niisugune kivikolme. Olen teiega tegelikult päris nõus, siit on otse ilusti mõnus minna. Ma ütlen sulle nii palju, ma pakkusin riigile seda maad tagasi, mitte keegi ei huvitanud seda. Ma käisin kunagi selles Keskkonnaametis ja kunagi ütlesin, et äkki leiab mingid lahendused. Öeldi, hakkabki lehmi kasvatama, sest on 10-15 aastat tagasi. Vot, nüüd jõudki sinna, et inimene tahab lehmi kasvatama. Kas ta kasvatab seda? Ega meil polegi lehmade kasvatamise vastu midagi. Laske inimestele minna. Otse, kui te tahate otse minna, palun minge, aga ostke see maa ära või minge riigi poole, riik ostab maa ära ja palun. Tehtud asi. Aga niimoodi ei saa, et üks inimene toimetab ja teised hakkavad tuleb kaika kodarasse otsa. Ehkki siia rada ongi kogu lugu, palju neid ruutmeetreid tuleb. Ei ole ju probleem. Maha sellest toodavast alast ja kõik on korras, ei olegi probleem. Me ei taha nendest loomadest ju lahti saada, saage aru sellest. Me tahame lihtsalt karstialale saada. Miks me puhume käisime kevadel, me tegime esimesed sammud. Seal on kibuvitsa põõsad, seal olid nõgesed, nüüd on juba tallatud natukene tasasemaks see asi. Ja loodus. Aga miks tehakse nii keeruliseks see asi siis? Ja kutsute kõik loodusesse. Looduskultuur ühendab. Ongi ühendus. Aga samas me jaa, aga kus te olite ligi 30 aastat, kui see ala seisis niisama? Kus te siis olite? Jah, te olitegi. Kindlasti käisite ka bussiga siin samas võib-olla kahju, et te käite. Kirjutanud seda pykälää ise. Näite dokumenti, siis räägime edasi. Ei, se lukee muinsuskaitseseadukses. Viga kuule. Tegelikult on nagu probleemi selles, et nii pikalt kui... Mul on 4 last, ma pean toitma neid. Kas looduskaitseseadus kehtib või kehtib? Keskkonnaseaduse üldise seadus kehtib ka. Kindlasti kehtib. Aga neid piirangud saab panna seaduslikul alusel ja seda seaduslikku alust ei ole. Õiguslikku alust puudub selle ala sulgemiseks. Karjatamine ongi see eesmärk. Karjatamine? Kuulge, nüüd ma tahan küll küsida. Kus on Riina Kotter? Tule palun siia. Ja mina küsin nüüd niimoodi. 2019 see sõlmisite lepingu ja teile pakuti varianti, et teeme koridori. Miks te seda ei kasuta? No sellest me enne rääkisimegi, et see koridori tegemine jäi puhtalt selle taha ju, et keegi ei olnud seda valmis finantseerima. Kuulge, kes esitab tingimusi Eesti riigis? Kas mina või ametnikud või ametkond? Ametnik ei saa sundida ju kedagi. Ametnik ei saa sundida. Tingimused ütleb rendilepinguks ja lõpuks ikkagi riik. Kes see riik on siis? Kes on riik? Meie olemegi riik ja kui me oleme volitanud kedagi seda tegema. Eraomaniku jaoks liialt koormavad, siis ei saa nad talle panna, et loomulikult on võimalik riigi poolt toetada, aga need toetused käivad läbi projektide või
on võimalik raha taotleda või teiseks oleks olnud võimalik vallal toetada raha, teil endal mingi projekti kaudu seda teha, ka riigilt raha küsida. Kullakesed, MTÜ saab kustelt raha võtta. Kikilt saab, jah. Miks siis jäi tegemata? Miks jäi tegemata niisugune koridor? Ja millal see koridor tuleb? Praegu vastasime, et see oli... Millal see koridor tuleb? Kui kokkulepped saavutatakse alavaldadega ja need lepingud vajavad muutmist, et siis saab selle koridori jutuga edasi minna. Ja mis nüüd siis saab, kui seal jõe sängis on näiteks... No see, kui on tõesti jões elektritara, siis sellega me loomulikult, et saatke Liina Kotter on ühele kirjale vastanud niimoodi, et kooskõlastame, kus inimene teatab, et me oleme sulgenud karjatamiseks jõesängid. Selle skeemiga oli näidatud tara kulgemine mööda sängi. Kuidas selline äpatus? Kuidas sai mitte kallast mööda, skeemi peal on kenasti. Karjatamisest mõtlete või mina ei ole karjatamise teatistele kindlasti oma alt. See karjatamise teatis ka täna enam ei kehti, see on juba aegunud. Aga kus see üldsus seda teada saab, kus tohib ja mis ei tohi? Ma arvan, et seda karjatamise teatist üles ei leiagi, et meil on seal sildid on täna. Täna panite, aga miks see alles täna tuli sinna? Aga hea, kui tänagi tuli. Kui siia maale me teame kaitsekorralduse kava järgi, optimaalne ligipääs on siit. See on praegu kehtib kaitsekorralduse kava. Koosolekul osalesite nüüd talvel. Siis me tegime ju kokkuleppe ja ei olnud ka karjataja ju vastu sellele, et siit läbipääsu tagada. See tähendab, kui keegi tahab minna, aga jutt käib sellest, et me ei lähe sinna gruppidele. Ja see sai rasvasest kirjas, kui sinna koosoleku protokollile alla kirjutatud, et me grupp suuga karjaaeda. Ja see puhtalt on ju kaks põhjust, et üks asi on, mina kindlasti PTA oleks parem rääkida sellest, et mis on need loomataudiga, et meie sellega tegeleme. Ühelt poolt on ikkagi ka inimeste ohutus see, et mitte veisekarja keskele minna. Samas me enne käisime nii, et siit läksime sisse, läksime Postivarre välja, Pustavi linna vastu. Aga siin varem karjatamist ei toimunud, aga siin varem... Eluaega vist karjatamist ei toimunud. Mina mäletan Eesti Vabariigi esimesi aastaid, kui olid loomad peal. Me räägime nüüd siin ikka mitu aastat vahepeal siin. Järelikult on osa asju on selge, no ühesõnaga me võtame inimesed kaasa, lähme jalutame ja... Selge. Läheme nüüd matkale, aitab küll. Ma tänan, kelle oma see oli. Aga ma ei saa üldse rahul olla sellepärast, et sellel aastal ei olegi karjatamise teatist tehtud siis. Kuidas siuke seaduse rikkumine läbi lastakse? Karjatamise teatist ei iga poole, see on veekaitse öökis karjatamise teatist, kui te hoolikalt praegu. Seda kindlasti, jah. No sealt, kui on kuskil... Kas me täna paljastame nüüd selle, et on jõesäng suletud? Kas teeme selle triki ära või? Ma tahaks lõpuks tõesti seda sama, mida ma olen Meil on siin piisavalt kaameraid, piisavalt inimesi. Ja vaataks selle üle, mitte ainult ajad. Ei, mitte ei ole meil teada, lähme kohe vaatama. Lähme koos vaatama. Ei loomulikult, sest ei saa kuskil... Nüüd me oleme lõpuks tupikusse jõudnud ja tõestus selle kohta, mida ma ennem rääkisin, et jõesäng on kinni pandud. Et kui mulle öeldakse, et tule, siis küsimus on loomulikult, kui siin on nüüd vesi ja ma tahaksin sealpool midagi uurida, siis ei ole üldse midagi võimalik. Aga ütleme, et siin on tõestus, et see karjatara jookseb nüüd loomulikult siit ühelt poolt ja läheb siit sinna taha peaaegu selle kindlasti, mis siin maja seal on. Ja kui nüüd otse siit Priit vaatab, et see on elatõestus ja loomulikult siin ei olegi variantina. Selles suhtes, et kui piirata ja karjatamiseks seda kõike teha, siis tehakse seda kuskil jõesängi äärest, aga neil on võetud kogu see ala või ma ei saa sellest aru. Ja keegi ei taha mulle tegelikult seda, ütleme selgeks ka teha, kuidas see asi siin peaks käima. Pooljõge on siis kinni? Mitte pooljõge, vaid jõesäng on suletud, sellepärast et kallasrada siin ei ole ja siin on nagu siis kõik suletud, et täiesti aru saamatu, et kus need tublid keskkonnaametnikud nüüd on siis? Et mis me nüüd siis tegema peame? Et peaks kutsuma keskkonnaametnikud siia, kus nad on? No ma ei tea, mulle lubatakse juba pikemalt aega, terve nädal, ma helistasin täna ka, et keegi tuleks muga matkale, et ma tahan tõestada, kui ohtlik võib esiteks siin olla. Ja need ametlikud, kes täna olid, need olid selles kontoril, kes ei olnud nõus minuga kaasa tulema, mida nad ise ütleda olnud, aga ma oleks loodnud sellepärast, et
huvitav, et kuidas see nagu kallasraja mõistele nagu mõjub, et uskumatu lugu ausalt öeldes. Ma arvan, et selle videolingi me saadame siis nüüd. Peame ikkagi saatma siis kellegile muule kui Keskkonnaametile ja võib-olla... Tule korraks üles ka, et vaatame nii palju, kui loomulikult telefon meil võimaldab, aga siin on siis näha, et ühesõnaga see jookseb mingid põhimõtted siit sinna taha, mida igast ma olen seal tee peal käinud, et tal on üks autotee, mis läheb selle roosa majani. Uskumatu. Ja küsimus on selles, et seal on kõik tara ees ja roosa maja juures läbi pääse, sest seal on kuri koer eravald. Aha. Nii et ärge mulle nagu rääkige, et ma pean kuskilt jõesangi külje pealt tulema, eks selles mõttes mul ei ole sellist võimalust. Et kus sina, Priit, siin praegu ütleme, et kui kuiv oleks, kas sa jalutaksid keskel või sa jalutaksid üleval? No vaat piinlik lugu, aga ma isegi ei tea, kuhu poole minema peaks, et võib-olla peaks minema, ma ei teagi kuhu. Kuulge, aga äkki teavitaks sellest riigi siis infotelefoni? No muidugi. Kuule, aga teavitame, et 1247 teed seda ka. Ma helista sina, ma olen juba täna. Mul filmib. No. Kas riigiabi telefon on suletud või? Ei. Siin on mingid valinumbreid. Aha. Tervist, minu nimi Marko Pille. Ma olen täna juba korra helistanud, et nüüd ma olen siin Kostivere karstialal, et ma ei läinud küll täpselt selle tee pealt sisse, kus Keskkonnaamet ühesõnaga mul soovitas, aga ma läksin kuskilt aia äärt teiselt poolt ja lõpuks ma jõudsin sellisesse kohta, kus jõesäng on konkreetselt elektrikarjusega suletud. Et kas te saaksite selle infoga edasi anda, et tõestuseks, et keegi ei taha siia tulla. Ma saan aru, et see heinasest on maru raske. Ma võtsin täna selle teekonna küll natukene lihtsamalt ette. Ma olen filminud siin seda kohta ja ühesõnaga ma ei tea, et midagi peab ette. Jaa, ma olen siin kohas. Me oleme jõesängis. Mis peab olema vaba? Kas me Google Mapsi koordinaadid saame siit? No ma arvan, et me võtame siis need ühesõnaga, me teeme selle ära ja me lisame selle, ühesõnaga meil on videoklipp, praegu üks inimene filmib ja teine siis mina räägin telefoniga, aga et nii. Oota, ma proovin seda teha. Nii, teie praegu hetkel mind kuulete, on ju? Joo. Nii, ma panin speakeri peale ja nüüd ma võtan Google Maps. Lihtsalt võtate selle lahti ja ta näitab kohe kaardi peal teie asukohas värvilised mummukestel. Nii, Google, oota kohe, avan. Nii, ühesõnaga... Jaa, me teeme siin riigi infotelefonile, teeme kõne praegu. Ma kardan, et oota, kuidagi ma pean siit mingit... Te ei pea kuhugi mujale minema, kui te teete kohe kuhugi... Mul näitab Ameerikat. Ma praegu üritan siin mingi... Oota, nüüd leidsin. Nüüd ma sain täpi ja kui ma täpi peale vajutan, peaks ta kuskil näitama midagi. Panete sõrmega üles sinna, kuhu pannakse muidu aadress, mida tahate. Sinna peab tulema, algab viiega tee sinna. Oota, ma võtan veel korra tagasi, et mul on praegu siin Kostivere MKA on siin peal. Nii. Ma proovin siin. Kuidagi nagu ei taha mul see õnnestuda, et võib-olla mul on mingi... Muidugi see on niisugune asi, et asukoha määramine peaks olema aktiveeritud. Ma arvan, et see... Aga kui te seda kasutate, siis teil peaks olema aktiveeritud, muidu te ei saa sealt mingit punktu. Ja ei, ma usun ka, et teie asukoht, hello,
nii, okei. Vaatame nüüd. Mis ta nüüd mulle ütleb? Ühesõnaga ma saan teile. See on 59 433 725. Ja nüüd algab 2-ga? Ja siis on 25 punkt 10 93 72. Ma panen need kohe kaardil sisse. Ja. Ja siis ma ütlen kohe, mida mul näitab. Et ma olen kuskil heina sees. 9. Me oleme jõesängis. Me oleme jõesängis tegelikult praegu, kuivas jõesängis. 3, 7, 2, 5 ja teine koht näitab 2. Punkt, 1, 0, 9, 3, 7, 2. Ja näitab kaardil. Te olete Korstivere urked. Jaa. See on nüüd, kus see laiem osa lõpeb ja kus on siuke kuiv laiem osa algab, nagu seal peaks veel vesi olema vähemalt. Ei, siin kõrval on üks lõhe, kus lõhe põhjast midagi natukene on, aga tegelikult on siin kuiv. Ja üks kitsas riba läheb ainult sealt edasi. No nii, aga liigume edasi. Ja te olete nagu selle kalda, kuidas ma ütlen nüüd, maanteepoolsel serval. Ei ole väga kindel kall. Me oleme jõesängis. Me oleme jõesängis sees, nii palju me saame aru. Jõesäng läheb edasi, meil on üks grupp, kes liigub sealt, me peame neile järgi minema veel. Jah, siit on... Jõgi on suletud. Normaalne inimene üle ei läheks siit. Ja kallasrada on ka suletud. Kallasrada on ka suletud siit. Striir. Täitsa stringid. Jaa. Kuule, aga suured tänud sulle. Jaa. No nii, veel targem me siin siis nüüd. Aga siin on selle kohta, et Stia, et see on vist teine mingi karjakender või mingi asi. Vaata, kui siit on ikka näha, siin on meeletult sisse. Jaa. Et... No siin on tõsine kelder. Kuule, aga läheb järgi. Lähme järgi. Ma ei tea, ma loodan, ega ta pidi ikka võtma selle asukoha. No ikka võttis, kus ta pääseb. Kas teate, millega on siin tegemist? Kas sina tead? Sa ei tea? Kuidas su nimi on? Anni. Anni, jah. Kas sul on õed-vennad ka sinna? Roheline roosa, õde ja vend, tulge siia. Tulge Anniga ühe pilli peale. Seal on kalad sees, jah? Kalad on alles sees, jah? Vaata, kalad on sees. Täitsa kalad on sees. Igal pool karsti ja samas ka Rabajärvedes vanasti naised käisid öösel ujumas. Jah. Et see andis igavest noorust. Ja ma ei tea, kas siin elab, aga ühesõnaga karsti allikas elab üks selline kaldja. Kolpa. Et sinna viidi vahepeal siis õnnemünte ja... Nee. Kuule, aga teeme perepillid. Tee mingi peale kohe. Terve pere. Võta Toomas oma terve pere peale. Ja anna oma klotsi ka. Nee. Naeratus. Nii, mälukaart see täis. Mälukaart see täis. No nii. Mälu täis ja kõik on korras. Ken! Tule sina ka pilli peale. Minge ka. Võtame isa ka pilli peale. Anna see ära. Tule isa ka. Võtame isa ka pilli peale, siis pärast teeme uuesti. Võtame ema ja siis oled emaga, isaga ja siis on ka. Nii, tule siia. Nii. No nii. Sina oled püsti. Näita nii. Näitame nii. Natuke niiskust ja jälle, ma ei tea. Olemas. Purgis. Nii, perekond läheb pilli peale. Anna oma klotsi ka. Pane sellega ka. Tiiu paneb sinna kindlasti sellesse, mis see on see? Reiti ikka, reiti, jah. Nii, Ken. Pigista emmet.
pigista emmet ka, muidu emme on nii mornsuse pilli peal. Naeratad ka või? Siili sitt. Ütle siili sitt. Teeme parema pilli. Okei.